Lõpetajate nimel saab sõna Gerda Spuul. Lugupeetavad ülikooli rektor, õppejõud, vanemad ning eriti kaastudengid. Tahan öelda aitäh selle võimaluse eest täna siin seda kõnet pidada. See on mulle suureks auks ja väljakutseks siin esineda, kuna tegemist on viimase IT-kolledži lennuga. 15 edukat lendu üliõpilasi on lõpetanud IT-kolledži, kes on õppinud erinevatel erialadel, nii tehnosuhtlust, infosüsteemide arendust, administreerimist kui ka analüüsi. Kõnet ette valmistades mõtlesin nii enda haridusteele kui ka teiste omadele ning leidsin, et pole vahet, kas lõpetad esimest kõrgharidust, teist või isegi kolmandat. Põhiline küsimus on ikka sama. Mis edasi? Mida ma tahaksin veel õppida ja kogeda? Millised on mu uued väljakutsed ja unistused? Nagu Emanuel Lasker on öelnud, kui näed mõnda head käiku, hakka otsima paremat. See on väga hästi öeldud mõttetera, kuna elus on ka nii, et ei saa jääda loorberitele puhkama ning kogu aeg pead arenema ja uusi asju õppima. Mis saab peale ülikooli lõpetamist? Paljudel meist on hea töökoht juba olemas. Seega jääb küsida, kelleks me saame, millisteks inimesteks me kasvame ja areneme, kuidas mõjutavad meid teised. Meil on kõigil üksteiselt väga palju õppida, nii akadeemilisi teadmisi, vaateid elule kui ka julgust oma seisukohtade eest seista. Koostöös on palju sünergiat ja edasiviivat jõudu. Siinkohal suur aitäh minu kursusekaaslastele, kellega grupitööd olid nii konstruktiivsed, edasiviivad kui ka lõbusad. Jään siinkohal igatsema meie grupitöid, mis sageli lõppesid poole öö ajal McDonaldsis, kuna kõik teised kohad olid selleks ajaks juba suletud. Tihti tulid just need kõige paremad ideed arutluse tulemusena ning kohusetunne grupi hea töö ja hinde eest pani meid eriti pingutama. Teine minule südamelähedane teema on üldse haridus ja hariduse kättesaadavus. Elades Eestis ei mõtle me üleliia, et mis siis oleks, kui meil puuduks võimalus minna kooli, saada haridus ja seejärel tasuv töökoht. Võtame seda kõike iseenesest mõistetavana. Tudengiprogrammi raames töötasin vabatahtlikuna Brasiilias, kus nägin, et olukord võib olla ka teine. Seal on kahjuks juba sünnihetkel määratud, milline haridustee, kui üldse, saab sellel inimesel olema. Ühiskond ei soodusta vaestest peredest pärit lapsi saama haridust. Kogemus Brasiilias pani mind eriti hindama ja väärtustama elu Eestis ja võimalusi, mis meile siin pakutakse. Tasub vaid julgelt peale hakata ja need võimalused enda kasuks tööle panna. Eesti plussiks on kindlasti tasuta ning konkurentsivõimeline kõrgharidus, millega maailmaturul on võimalik läbi lüüa. Eestis on tähtsal kohal innovatsioon ja tehnoloogia, mis annavad IT-kolledži lõpetajale teatava eelise. IT-kolledži lõpetanu omab head teadmiste pagasit, on edasipüüdlik ja kohusetundlik. Selle tõestuseks lõpetab täna 97 tudengit. Ma paluksin aplausi kõikidele tänastele lõpetajatele. Erilise tänu tahaksin öelda meie vanematele ja meie peredele, kes kõik need aastad on meid toetanud ja julgustanud. Teilt saime need väärtushinnangud ja õpetused, mis on meid siiamaani toonud. Tööta kõvasti ja vii alustatu lõpuni. Need on õpetussõnad, mille mina sain oma vanematelt. Suur aitäh teile selle eest. Suur aitäh ka meie õppejõududele. Teie loengud olid väga põnevad, õpetused asjalikud ja praktilises tööelus asendamatud. Tihti olen tööalastele probleemidele otsinud vastuseid õppematerjalidest ning heldimusega tulevad meelde ka vastavad loengud. Suur aitäh ka IT-kolledži töötajatele, kes alati naeratus näol
koridoris vastu tulevad või su probleeme ja muresid kuulavad. Tore on lahkuda koolist kell 10 õhtul, kui valvelauahärra tantsusammul ning suure naeratusega sulle head aega ütleb. Suur aitäh teile selle eest! Lõpetuseks tahaksin öelda kaastudengitele, et ära tegime. Tuult tiibadesse ja uute kohtumisteni. Aitäh kõigile!